Padi missioonipäev. Siit läbi selle tuka mingi peaaegu kilomeeter algab suur soomassiiv ja see soomassiiv on väga äge maastik matkamiseks, sellised kõrgete mändidega kuivad kõrged soosaared, kadakad ja männid ja siis on soolagedad, aga soos on nii kõrged pokud ehk mätastarnad tihedalt. Nende vahe on vett täis ja see aasta see ei jõudnud ära jäätuda ehk lumi langes sinna pokude peale ja all on seal kuni meetri sügavused veesooned pokude vahel. Ehk et äge maastik matkamiseks, kuhu tahaks teid kõiki kutsuda, aga enne tuleb rada läbi käia, lumi veega segi tampida, loota ise, et jään enam-vähem kuivaks. Täna on see 5. jaanuar, -12 vist näitas. Et väga külm on ja see on selline väga raske tampida see rada selliseks, et ta jäätuks ära. All on haljas vesi ja ei jäätunud ära kahjuks. Ja ma tean seal mitmeid kohti, kus on päris pikalt väga äge matkamarsruut, aga pokude vahel on päris sügav vesi. Nii et lähme proovime selle raja korda teha. Riided on tavaliselt skiini matkasaabas, võtan viimastel hea laia otsaga, aga vastupidav ta ei ole. Säärised, soe püks on all, see on talvine väikse voodriga Örjaveni püks. Siin on seljas Merino villast aluspesu, siuke paksem, siis on oma kodu inimeste kootud vestvillane, Milsedi mingisugune pusa ja see jope, mis on tuumats käimisel. See soos on üliraske maastik ja kindlasti hakka nigistama. Ma arvan, võtan selle ära, panen koti külge ja lähen selle dressipluusi väel. Loodan väga tuul ei tõmba. Räätsad seekord võtsin armee räätsad metallist, sellepärast et tuleb palju vette vajumisi. Ilmselt loodan neid küll vältida, aga eks näis. Ja ei taha oma Bushcraft lihtsaid räätsasi lõhkuda seal pokude vahel, kus on väga suured jõud mõjuvad ja vahepeal tuleb jäätuvat vett trampida räätsade küljest ära. Nii et las siis armee räätsad näitavad oma võimekust. Let's go! Ja kirves tuleb ka muidugi kaasa, sest et sellepärast, et sellel on nüüd 3 missiooni sellel üritusel. Ehk et rada sisse, et me saaks matkata seal teiega. Lisaks siis lähen tooma pässikut, mis on ühel soosaarel suur kärakas. Loodan, et see puu on veel elus, et hiljaks ei ole jäänud, et see lõpuks ju tapab puu ära, see on ikkagi seen. Ja kolmandaks vaatan üle, mis loomad on soos liikumas. Nii et 3 ülesannet korraga, -12. On jääb siia ootama ja lähme. Nii, siin on jäljerida, päikse käest ära näeb paremini. Selline jäljerida, mille sammu pikkus on üle poole meetri ja väga sirge kohe siin preeriakoja kõrval. Üsna iseloomulik hundile. Nii et seal oli veel 2 jäljed. Nii et tundub, et siit on eile enne lumesadu hundid liikunud. Siin on mingi arusaamatum rada, aga siin on samamoodi selline samm läheb jälle üle poole meetri pikaks ja väga sirge. Ja siin on reaalselt 60 senti sammu pikkus. Et võib vist üsna kindlalt arvata, et hundid on siin liikunud kohe maja juures ja veel ühed jäljeread. Ja kõik on kinni tuisanud. Kinni sadanud, et aru ei saa, kas need on ühtepidi või mõlemat pidi. Ehk et kui palju neid on ainult lohud, et ei näe isegi jälje sisendit ja väljundit ehk seda varbaga tõmmatavat joont. Et selle järgi saab ka ilma jälje mustrita aru, kuhu poole loom liikus, aga seal praegu oleks pidanud rohkem ajama seda jälget, et tuvastada. Nii et hundid on siit äsja eile liikunud, aga põnev, lähme soo. Ja ma juba kahtlustan, et see soo on väga raske seda rada sinna teha. Et võimalik, et
võimalik, et tuleb täna teha pool, lasta sellele ära külmuda, jalad märjad koju tulla ja homme siis jätkata, teha teine pool ka, nii et saaks matkarada valmis. Kokku siis tuleb mingisugune 4-5 kilomeetrit seda sooringi. Eks näis. Juba on nii, lumi on nii paks, et saab väga hea treeningu. Põlve tõstab väga palju ja kogu aeg tuleb keha temperatuuri reguleerida, et vigistama ei hakkaks liialt, sest siis hakkab külm lõpuks mingil hetkel väga-väga. Nii et praegu kerisin juba mütsi üles, jope on eest täitsa lahti, see dressipluus või asi on ka lukk lahti ja kohe avan veel, et kütab ikka liiga kuumaks käimine raskel maastikul, olenemata -12 külmakraadist väljas. Siin on näha siis, et põdrad ka toimetavad siin kogu aeg. See põder on selle jalge vahelt läbi lasknud ja ladva ära murdnud. Kõrval on teine veel. Nüüd see on pihlakas ja siit ta võtab kõike. Siin on metsaõunapuud, kõik ladva tipud on ära näksitud nii kõrgele kui ulatab. Ja siin on need kasvukoha muutused on ka vanad toitumisjäljed. Nii et põder, rebasjälgi on siin kõik kohad täis. Põder toimetab siin. Sead on siin väga aktiivsed. Ilves on siin mitmeid kordi kitse murdnud. Jäneseid liigub siin. Viiri, kakud käivad õhtuti, öösiti. Istuvad nende noorte mändide ladvas, kuuskede ladvas. Vahest murravad mõne ladva ära ka, kus kogu aeg istuvad. Varitsevad siis närilisi. Nii et selline isetekkeline noorendik sööti jäänud põllule ja väga-väga vilgas metsaelu tegevus. Sellisel pole nagu päris mets veel, aga väga rikkalik toidulaud erinevatele liikidele. Algus oli päris palju tõota, kuigi lumi tuli suhteliselt kõrgete veeseisudega peale sohu, siis esimene paarsada meetrit oli siiski lume all vesi ära haitunud ehk valgunud jõesängi, mis on minust sealpool. Aga juba siin esimesed õrnajääga kohad oli, kus sai läbi vajutada, aga see oli siin ka. Aga see on alles algus, sellepärast et põhilised veesoone kohad, kus on sügav vesi all alati olnud, need tulevad kõige pea. Et see osa soost on olnud enam-vähem alati, et liiga palju ei ole olnud, et paarkümmend senti maks, aga sellest suurem osa on siis ikkagi siin lume all pukude vahel leidnud tee jõesängi, aga nüüd tulevad need sooned kohe, kus tuleb rada sisse teha. Ja seda on circa kilomeeter äkki, seda kõige märjamat osa. Aga lähme vaatame, kaugele me täna jõuame selle projektiga. Nüüd ma olen esimese veesoone peal. Opa, kukkuda vajus. Endiselt ei ole nii hull, kui ma kartsin. Ma arvasin, et siin on reaalselt nagu kohe sügav vesi ja see jää natukene peab, aga ma ei teagi, kas see on nüüd hea või halb, sellepärast et kui ma selle lume siin märjaks kõik teeksin, siis jäätuks ju tugevaks rajaks, aga praegu jää natuke kannab ja ma ei saa lund märjaks, lumi jääb ikka jää peale.
see on endiselt veel soojendus, sellepärast et nüüd tuleb kohe see kõige madalam lohk selle raja peal. Ja seda on oma 200–300 meetrit nüüd, et siiamaani on jalg kuiv. Nii, hakkab pihta. Vahepeal kannab. Räätsad on nii märga lund täis, et rasked. No ütleme nii, et tegelikult kannab päris hästi. Ma arvan, et see kogu see teema on siin selline, et ma olen sügaval vees. Ainult rääts on väga vesine ja märg. Jala pean ikka vahele jätma, see oli päris püsti hull, palju vett ja et siit väikse metsast lõike rajale ja teiselt pool on juba palju parem. Pool tänasest plaanist on tehtud, aga kuna tagasi peab ka minema, siis 1/4. Hirmus jänu on, aga ei viitsi kotti seljast ära võtta. Väga raske maastik, väga kõrge põlvetõstega ja vahepeal on räätsad 10 kilo kumbki nii vett täis, aga vaated on ilusad. Ja aina ilusamaks läheb. Tuleb edasi rühkida. Tuleb edasi tallata ja midagi teha. Korralik põdra sarvede nühkimise puu. Eelmine sarve nühkimismänd on siinsamas kõrval kohe. Söödud ja nühitud ja see on järgi andnud, kuna see nühkimispudel nühib üsna võrreldes siis selle toitumispuuga jätab põder eluvõimu sisse männile, aga see, kus läheb juba sarve nühkimiseks, märgistamiseks, see puu tihtipeale sureb ära, sest see nühitakse ümber ringi koorest paljaks. Vaat selline vahva edu
käib siin. aga jaa, kuna eile või täna sadas hommikuni peaaegu lund, et siis mitte mingit jälgi soo peal ei ole. Üks tuvastatav põdra magamislohk oli, aga see oli ka nii lund täis. Nii et siis täitsa matka alguses huntide jäljed ja kogu lugu. Siia soos pole keegi hommikupoole liikunud, et see raske maastik ka ja öötoimetused tehti siis varem ära ja nüüd magatakse kuskil. Mingi kummaline hais on, mida ma pole siin soos varem tundnud. Ei tea, kas on mets sealt katku surnud. Ei ole otseselt raipehais, aga selline mingisugune veider lõhn. Nii, sila taha jääb avarad soovaated ja astun praegu Soosaarele. Hoppa, kadakaid. Alus mets on kadakaid täis. Peal on männid, väga pull maastik, väga mõnus maastik. Sellised parvlaeva ja kruiisilaeva mõõtu saared keset soolagedaid. Väga äge. Maastik on nii karm, et kui vahepeal mingid filmimistoppe ei teeks ja ei rahuneks maha, pulssi alla ei laseks, siis oleks juba üle kuumenenud. Et niimoodi on ta raske. Rada on ees, on siin väga mõnus. Ja siin on rada teinud. See on siis hommikupoolne eelg. Kitse rada. Läheb ühelt Soosaarelt teisele. Siuke värk. Vahva. Mõtlen, et kui inimestele piisaks nagu oma loodusest täielikult enda taastamiseks, närvide ravimiseks, füüsiliste hädade ennetamiseks, meelelahutuseks, et siis me ei peaks teie rõõmuks nii palju ka mingisuguseid tugiteenuseid ja kunstlikku meelelahutust looma ja raiskama ja me peaks isegi raiuma nii palju metsa. Õpetaks kohalikud pärismaalased, kes on linna elama pagenud, saama kõike eluks vajalikku. Toit võib tuleb osaliselt ikkagi kasvatada või suuremas osas, aga saama kõike elulisi tugiteenuseid, tervise, heaolu, meelelahutuse, närvisüsteemi, ma ei tea, vaimse tervise, kõiki neid asju otse loodusest. Ei oleks meil vaja suuri meelelahutuskeskusi, shoppingukeskusi. Kõik on olemas ja kõik on väga tore. Et selles mõttes ise raiskame ja siis me kirume, et me peame veel rohkem kaevama ja miks me peame veel rohkem raiuma. Aga käige lihtsalt metsas. Jätke kõik välismaa reisid ära. Hoidke oma tervis korras, läheb ravikuludele vähem. Riik ei pea nii palju hankima kuskilt maa alt ja maa pealt ressursse, et meid terved hoida. Ja ongi parem. Eesti väike riik, täiesti tehtav. Aga ajab ennastki naerma, kus see sellega ikka istutakse nii peaks ümber käinud. Ikka istutakse 4 seina vahel ja oodatakse mingisuguseid imesi kellegi teise poolt. Aga jah. Sellised toredad kadakasaared siin
sooväljade vahel. Aga ma olengi nüüd selle saare peal, kus on see Tšaga kass kuskil. Aga ma täpselt ei mäleta, hakkan otsima nüüd. Oli üks kõvelik kuskil seal pool vist. Lähme vaatame. Olin siin saare peal üks pool tundi otsinud seda pässikukaske ja üsna valesti arvanud sinna poole. Arvasin, et jääb, et see oli tegelikult minu see otsimise piir oli enam-vähem siin. Ma ei uskunud, et tagapool on. Ja hakkas juba väikest lootus kaduma ja külm. Näpud on nii külmad. Ja siis keset seda täielikku vaikust hakkas tihane mulle laulma siin samas teiselt pool seda kuuske. Okei, ma mõtlesin, ma jätan tihasele süüa, mul oli võileib kaasas. Sõin ise ja jätsin tüki sinna maha. Ja mis tihane mulle laulis oli see, et see lootus, et ma ei leia, siiski nii ei läinud. Siin ta on ja siit ma võtan ta kaasa. Siin ta on. Siin on selline vanem pruun. Siin on kollane, see on, ma arvan, värskem. Aitäh! Selline tore rada. Täitsa moodustub juba. Üks rääts kaalub praegu 5 kilo rohkem kui teine. Et täis. Võt, selline see asi sai siis. Rada tehtud, Tšaga toodud, pässik toodud ja loomajäljed üle vaadatud, mida ei olnud. Välja tundid päris Pereira küll jah. Nii et hästi. Päris võhmal. See 10 kiloste räätsadega liikumine oli raske.